Tere hommikust kõigile ja Alik on täna jälle meiega, nii et alustame. Good morning, Alik. You are welcome to share what you have in your heart. Indeed, indeed. I want to share with us today a scripture from Psalm 27, verse 4. Täna ma tahan jagada laul 27:4. I know you may love to know what we are really talking about today, this morning. Ma tean, et te olete põnevil ja tahate teada, millest me täna rääkima hakkame. I heard God whispering to my spirit saying passionate. Aga mina kuulsin täna hommikul sõna kirglik. And they are put like two PPs, P and P. See oli nagu 2 P-tähte. Those are letters that we call PP. Ja ma nägin seda 2 tähte nagu P ja P. So when I was waiting on him, he said, passionate pursuit of me. Ja see, miks ta näitas mulle 2 P-d, oli see, et see on inglise keeles siis see, mis ta ütles, ja seda võiks tõlkida kirglik minu järgimine. When you are pursuing something, Kui sa midagi nii-öelda jälitad, taga ajad, järgid, it is because of its scarcity or not being there. siis seda sellepärast, et see, mida sa järgid, seda sa mujalt ei leia, see on üks haruldane asi, mille sa oled nagu leidnud, mida sa järgid. You very much want to find that thing which is it's a scarcity thing. It's something that you need. Sa tahad kätte saada seda, sest sul on seda vaja ja seda on nii harva, seda on nii vähe ja sa pead selle kätte saama. And the word pursuit follows. Ja see sõna siis on jälitama või selline tagaajamine. Passionately pursuing God. See on selline kirglik kogu südamest Jumala jälitamine. In Psalm 27, verse 4, I'll read the scripture. Ja see tänane salm ütleb nõnda. The Bible says one thing that I asked from the Lord. Ühte ma olen palunud Issandalt. And David is putting it very clear, plainly and clear to say, I asked. Taavet on väga selge siin, kui ta ütleb, et ma olen palunud, ma palusin seda. I just didn't do it for myself without asking him. Ma ei võtnud seda ette oma peas ilma tema käest seda palumata. One thing that I have asked from the Lord, Ühte asja ma olen palunud Isandalt and this is one thing that I shall seek. ja see on see üks asi, mida ma otsin ja taotlen. Look at those two words as they proceed. Eesti keeles seda ma üksnes nõuan, nii et vaata neid 2 sõna paluma ja nõudma. That which I asked of the Lord See, mida ma olen palunud Isandalt, is that which I will seek. seda ma ka nõuan, seda ma otsin, taotlen. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Et ma võiksin elada Isanda kojas kogu oma eluaja. When I dwell in the house of the Lord, I will behold the beauty of the Lord. Ja kui ma elan Isanda majas, Isanda kojas, siis ma vaatlen tema kaunidust, ütleb inglise keeles. Oh, that is just something that really hit me when I was praying. See tõesti tabas mind, kui ma palvetasin. Those were straight words coming from the heart that is pursuing God. Need on tõelised otse öeldud sõnad, mis tulevad otse Taaveti südamest. Eesti keeles on, et ma võiksin asuda Isanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Isanda leebust. Inglise keeles oli siis vaadelda Isanda kaunidust.
The desire of God see igatsus Jumala järele is people who pursue Him passionately. on nendel inimestel, kes järgivad ja otsivad teda kirglikult. There is hunger for Him, Nad on nagu näljased tema järele and they have a wholehearted devotion for God. nende süda on täielikult pühendunud Jumalale. A passionate pursuit of God selline kirglik Jumala järgimine, is more than religious activities. see on midagi muud, mis lihtsalt mingid religioossed toimingud. Is more than religious calendars that we have. See ei ole see, mis on meil selle usukalendris või kirikukalendris kirjas. It is a deep longing to know Him. See on sisemine sügav igatsus tunda teda, Love Him and obey Him, armastada teda, kuuletuda talle and remain in His presence. ja olla ka alaliselt ja muutumatult tema ligiolus. When we check out the Bible, kui me uurime piiblit, those who passionately pursued God siis kõik need, kes tõesti südamest Jumalat järgida tahtsid, experienced intimacy with Him, need kogesid sellist väga sügavat lähedust temaga they were empowered with power. ja neil oli ka vägi, Revival came, ärkamine oli nende elus transformation also. ja muutumine. God responds Jumal vastab. to hearts that seek Him earnestly. Jumal vastab nendele südametele, kes teda tõeliselt otsivad. This really just has to overwhelm my heart when I was seeking God. kui ma otsisin Jumalat, siis see tõesti nagu valdas mind, see täitis mind, see arusaamine. And this is the question that I asked God. Ja ma küsisin Jumala käest, Father, where do I begin from? isa, kus kohast alustada? Then He led me to a scripture in Psalm 42. Ja siis ta juhatas mind laul 42, verse 1. esimene salm. And He said, as the deer panteth after the water brooks. Salm 42:1. Otse kui hirv igatseb veeojade järele. So panteth my heart, my soul. Nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. After you. Sinu järele igatseb mu hing. Oh God. O Jumal. And in Matthew 5 verse 6. Ja Matteuse 5 ja salm 6. It says, blessed are they which do hunger and thirst. Et õnnistatud on need, kellel on nälg ja janu. After righteousness. Õigsuse järele. For they shall be filled. Sest nemad täidetakse. And so I was just like, okay, this is it. This is where we start from. Ja siis ma nagu sain aru, et ja sealt me alustamegi. I want you to know that hunger is the foundation of spiritual pursuit. Igasuguse sellise vaimse järgimise alus ja vundament on nälg. If you have hunger for God, kui sul on nälg Jumala järele, that is the foundation of spiritual pursuit. Siis see on selle kõige alus. Hungry hearts refuses to be satisfied with spiritual dryness. Näljane süda keeldub sellisest vaimsest kuivusest. People who embrace spiritual dryness are not hungry for God. Inimesed, kes lepivad vaimse kuivusega, nad ei ole üldse Jumala järgi näljased. I have seen many religious people that embrace spiritual dryness. They are just casual religious beings.
ma olen näinud palju religioosseid inimesi, kes lepivad sellise vaimse kuivusega, nad on lihtsalt ühed religioossed inimesed and what they speak is dry. ja kõik, mis nad räägivad, see on kõik kuiv. They just refer to scripture on the dry heart. Nad võivad tsiteerida pühakirja, aga nende süda seal taga on kuiv. But I want us to know that passionate seekers Aga ma tahan, et me teame, et kirglikud Jumala otsijad desire God above possessions. igatsevad Jumalat rohkem kui omandit. They desire God above popularity Nad igatsevad Jumalat rohkem kui populaarsust or comfort. või omaenda mugavust. Moses desired God Mooses igatses Jumalat, because he desired his presence sest et ta igatses tema ligiolu järele. more than the promised land. Ta igatses Jumala ligiolu rohkem kui tõotatud maad. Wow. And I said, Lord, what does it require? What does it require? Then Ma küsisin Jumala käest, et mida selleks siis tarvis on. he said, it requires surrender. Ja Jumal ütles mulle, et see nõuab alistumist. It requires total surrender. See eeldab täielikku üleantust ja alistumist. An example of Paul, Nagu Paulus. who said that I may know him Paulus ütleb, et ma saaksin tunda teda and the power that lies in his resurrection. ja tema ülestõusmise väge. And he spoke to the Romans, he said in 12 verse 1, he said, present your bodies a living sacrifice. Ja Rooma 12 ta räägib seal, et andke oma ihud elavaks ohvriks temale. In Philippians 3 verse 8, he counted everything as a loss compared to the knowing of Christ. Ja Philippi 3:8 vist oli, ta ütleb, et ma pean kõike pühkmeks, ma pean kõike rämpsuks selle Jumala kõike ületava tunnetuse kõrval. God will never compete with idols in our hearts. Jumal ei hakka mitte kunagi võistlema ebajumalatega meie südames. There are idols in our hearts. Et meie sees, meie südames on igasuguseid erinevaid iidoleid või ebajumalaid. That God cannot compete with. Ja Jumal ei hakka üldse nendega võistlema. They are idols of pursuing after things. They are idols of Inimesed panevad peaasjaks oma elus mingisuguste muude asjade või mingite asjade jahtimise, mitte tema. I'm not saying pursuing this and that is bad. Ma ei ütle, et me ei peaks taotlema erinevaid asju oma elus. But if that is the only thing that occupies my life, Aga kui see on see fookus, millele minu elu on nii-öelda suunatud ja pühendatud, then it becomes my idol. siis on sellest saanud minu ebajumal. And God is not going to compete with my idol. Ja Jumal keeldub selle ebajumalaga võitlemast. Passionate for God demands surrender of pride. Kirg Jumala järele eeldab oma uhkuse mahapanemist. Passionate for God demands the surrender of sin. Ja see eeldab patust loobumist. And self-will. Ja ka sellisest isekusest või omaenda tahtest loobumist. True pursuit says, Tõeline Jumala järgimine ütleb, Lord, not my will, Issand, mitte minu tahe, but your will be done. vaid sündigu sinu tahtmine. That is the true pursuit after God. Ja see on tõeline Jumala otsimine, Jumala järgimine. And I said, Lord, I'll seek you then after prayer. Ja siis ma ütlesin, et ma siis otsin sind palves. Through prayer, I will seek you. Oma palvetes ma otsin sind. And he said, call unto me
ta ütles, et hüüa mind and I'll answer you. ja ma vastan sulle. And one thing that Jesus Christ did oftenly, Üks asi, mida Jeesus tegi tihti, he withdrew into the wilderness to pray. ta läks ära kõrbe, et üksi omaette palvetada. When we call upon him, kui me kutsume teda, he hears us. ta kuuleb meid. And that deepens our prayer life. See tegi sügavamaks meie palveelu It deepens our intimacy with God. ja niimoodi siis käitudes või tehes see süvendab meie lähedast osadust temaga. And our prayer always keep the spiritual burning fire. Ja meie palved on alati täis seda sellist põlemist, tuld. And revival begins when we become more people of prayer. Ja meie ümber hakkab levima see ärkamine, kui me muutume rohkem palveinimesteks. And I told God, I said, Lord, maybe I have developed signs that you have checked on me of not praying passionately. Ma küsisin Jumala käest, et kas sa näed, et ma olen palvetanud kuidagi ilma tuleta, et kas ma olen muutunud selliseks, kes palvetab ilma kireta. And I had to write few things that he spoke to me, which are hindrances or signs of not passionately praying. Ja ma kirjutasin üles, mis ta näitas, mis on need tunnused, kui meie palvetest on kadunud selline tuli ja kirg. There is inconsistency in our praying. Ja need palved on hüplikud ja ebajärjepidevad. We are not resisting to pray, resistancy. Meil ei ole sellist järjepidevust, järjekindlust palves. There is brokenness in our communication or in our intimacy with God. Meie selline läheduse tunnetus, Jumala läheduse tundmine on katkestatud või katkendlik. We lack faith. Ja meie usk hakkab kannatama. So I looked at the scripture in Hebrews 11:6 as well. Vaatasin Hebrea 11:6. It talks about those who diligently seek him. Ja seal öeldakse, et kes teda kogu südamest otsivad, There is a reward for them. Siis Jumal tasub neile, kes teda südamest otsivad. And so after that, I prayed really passionately from that rock. Nii et kui ma sellest aru sain, siis ma selle kalju peal hakkasin nii-öelda kirglikult palvetama. Passionately prayed from the rock. Ma tõesti hakkasin tuliselt palvetama. Experience the freedom. Ja ma kogesin vabadust. Experience the joy. Ja rõõm tuli. And my view for certain things changed. Ja see, kuidas ma vaatan teatud asju, see minu vaade, minu selline lähenemine muutus. And the approach to a total communication with God really changed. Ja kogu minu lähenemine sellele Jumala suhtele, see ka muutus. Like he said in James 4:8. Nagu ta ütleb Jakobuse 4:8. Draw near to God and he will draw near to you. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. I want to share with us a little bit, maybe as we conclude in few minutes. Ma tahaks lõpetuseks jagada teile midagi. The rewards that are in passionately seeking God. Mis on see tasu, kui sa hakkad kogu südamest Jumalat otsima? There is greater intimacy with God. See tasu on see, et tema ligiolu muutub palju sügavamaks, palju intiimsemaks. There is spiritual power. Ja sa koged vaimset väge. There is divine direction. Ja sa näed selgelt Jumala suuniseid. There is joy and peace. Ja sa oled täis rõõmu ja rahu. There is revival fire. Ja selline ärkamise tuli põleb sinus. Strong faith. Ja tugev usk. Victory over sin.
ja sul on võit kõige patu üle. And these are the things that he really shared to me to say, these are the rewards. Ja You ta experience näitas, greater intimacy with me. ta näitas mulle, et see ongi see tasu, et sa pälvid või sa võidad, saavutad sügavama osaduse ja lähedalolu minuga. As I conclude my teachings, I want to let you know that God is searching for people who will seek him passionately. Nii et ma tahan öelda, et Jumal tõesti otsib taga neid, kes teda kogu südamest otsiksid. The world cannot satisfy the deepest needs of our soul. See maailm ei suuda rahuldada meie hinge, meie hinge soppe. Only God can. Ainult Jumal suudab rahuldada kogu meie hinge. A passionate pursuit of God Nii et selline kirglik Jumala järgimine, brings revival see toob ärkamise. to our families, Ärkamine tuleb meie perre, to us as individuals, igale ühele üksikisikule eraldi to our nations, etc., etc. ja see levib kogu rahva seas ja nii edasi. When we develop the hunger for God again, Kui me leiame üles selle nälja Jumala järele uuesti, his glory will be revealed. siis tema au tuleb ilmsiks And our prayer shall be, ja meie palved saavad olema: Lord, ignite fresh passion for us. meie palve on: Isand, süüta meis uus kirg, In our hearts, pane meie südamed põlema, remove every distractions that pulls us away from you. eemalda kõik segamine, kõik häirimine meie vahelt. Give us a deeper hunger Anna meile sügavam nälg for prayer and your word. sinu sõna ja palve järele. Restore our first love for you. Aita meil taastada see esimene armastus sinu vastu. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. Thank you, Alec. Thank you for your thoughts. And we shall look more deeply into this, what you said. And we see you again. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bless you. Bye. Nii, tere hommikust siis kõigile siin eestlastele, et saame eesti keeles rääkida. Kas te kuulsite midagi enda jaoks, mis teie südant puudutas täna? Kas üks noot, üks rida, üks mõte käis läbi, mis kuidagi käis sinu kohta või nii-öelda registreerus su vaimus kuidagi eriliselt? Jagage. Ma nägin, et te kirjutasite siin mitmed üles. Et näita mulle, räägi, mida sa kuulsid. Tasub olla näljane, otsida issanda palet ja see tõesti, see annab seda tasu. See on nii hea. See annab Ikka seda tasu. jätkuvalt sügavamale, ikka sügavamale. Ja nii, kas keegi veel? Minul tuli see sõna, see jälitamine. Jumala jälitamine. Et täpselt nagu see hirv, no mul on ka see viimasel ajal see hirve. Et vaata, hirv ka otsib ju, eks ju, see jälitab, et kus see vesi on. See tegelikult on ikkagi Jumala antud, see nälg ja janu ja otsimine. Et ega sa ise ei saa omast jõust hakata, eks ju. Et Jumal on võtnud lihtsalt sihikule selle, et me rohkem sügavamalt otsiksime, eks ju, et uued tasandid, et me mõistaksime teda õppida tundma kõigil teedel, et see on nagu see jälitamine. Ma mõtlen seda, et jälitamine, järgimine, mida see eeldab? See eeldab ju ühte asja, et see objekt, keda jälitatakse või järgitakse, liigub eest ära. Sest sa ei saa jälitada mingisugust maanteeposti, kes on alati paigal, alati sama koha peal, on ju. Aga huvitav praegu selline mõte, et kõik need nii-öelda need telklaagrid,
mis religioonimaastikul on, et sellised oma telgivaiad maasse löönud leerid. Nad on paigal. Kes on kus sajandis paigal? Olete minuga nõus? Kes on seal 500 aastat tagasi paigale jäänud, kes on seal 1800 aastat tagasi paigale jäänud, kes on 200 aastat tagasi paigale jäänud, mõned on 100 aastat tagasi paigale jäänud ja otsustasid, et vot siia teeme 3 telki ja siia jääme ja siit enam edasi ei lähe. Meile see sobib, me oleme rahul sellega, me oleme need reeglid ära õppinud, me oleme asjast aru saanud ja me ei vaja enam uut. Aga vaadake Jumala järgimine. Jeesus ütleb, et kes ei võta oma risti ja järgi, eks. Et see Jumala otsimine, Paulus ütleb, et ma sirutun selle eeloleva poole, selle taevase kutsumise võiduhinna poole ja sirutud sa ka millegi poole, mida sa ei ole veel kätte saanud. Nii et minu küsimus on, et kes siis said kätte selle ennem Paulust? Et nad said midagi kätte seal 100 aastat tagasi või 40 aastat tagasi, said midagi kätte, enam ei pea sirutuma. Sest sirutud sa ikkagi selle poole, mida sa näed, mis on vajalik, eks ole. Et ka ütleme seal sünnipäevalauas on seal, laud on kaetud, mille järgi sa oma käe sirutad. Sa sirutad käe ju selle järgi, mida sa tahad kõigest kõige rohkem seal laua peal. See üks asi, aga sa sirutud ju millegi poole. Kes enam ei sirutu ja ütleb, et meile nii sobib ja kui see kõlbas praegu, siis see kõlbab ka 200 aastat hiljem kõigile. Siis nad ei sirutu enam ja tegelikult, mis see siis täna välja tuli? See on nälja puudumine. See on igatsuse ja nälja puudumine, et lepitakse vähemaga, väsitakse ära. Aga vaata, mismoodi Jumala hääl tuleb läbi ja ta kutsub, kes kuuleb seda kutsungit. Et kui on kuiv, jääb kuivaks. Olik ütles, et ta on näinud palju, me tõesti näeme neid palju. Toola linnas on, ma ei tea, vist 600 pastorit. Ja me näeme neid ikka sadade kaupa oma koolitustel ja tõesti sa võid näha, et mõni tuleb, et ta on nagu lihtsalt puupakk või telliskivi. Sa näed, et ta on nii enesekindel või ta on nii veendunud, et tal ei ole mitte midagi vaja, tema süsteem toimib, tema süsteemi hammasrattad kõik liiguvad ja ta ei usugi, ta tuleb võib-olla mingil muul põhjusel, aga ta ei tule näljasena. On need, kes tulevad näljasena, neil on oma kaustikud ja vastakad kõik kaasas ja sa näed nende hoiakust, et nad tõesti igatsevad midagi enamat. Aga on need, kes tulevad ja istuvad maha nagu mingisugused sellised kivipommid. Ja see on nii huvitav, kuidas Jumal hakkab neisse sisse murdma. Et kui nad kuulevad asja, mida nad pole kunagi varem kuulnud, sa näed segadust, sa näed, nad hakkavad ringi vaatama, nad hakkavad naerma ja sa kuuled, kuidas nagu mõne aja pärast kogu nende see koorik on maha murdunud. Koorikut ei ole enam ja järsku nad saavad nagu lapsed. Vaata, Jeesus ütles, et kui te ei saa kui väikesed lapsed, siis te või väiksed lapsed, Paidion on selline enne teismeiga, eks ole. Et kui te ei saa selliseks uudishimulikuks, vabaks, rõõmsaks lapseks, siis te ei pääse kuningriiki. Te ei saa sisse, te ei saa mitte millestki aru. Ja siis sa vaatad, kuidas need religioossed pommid, kuidas see koorik neilt maha koorub ja nad järsku sirutavad ennast, nad hakkavad naerma, nende silmad hakkavad särama. Nad on ohetavad ja ahetavad ja pärast tegelikult on nad täiesti muudetud mehed, nad on nagu värskelt kastetud taimed, nad lähevad, nad on lihtsalt nii energilised, rõõmsad ja elevil. See on fantastiline näha, mida Jumal teeb. Aga vaadake need, kes on otsustanud jääda, paljudega räägid, kutsud
noh, me käime nendel pastorite, mis need on, et sellised oikumeenilised kogud ja need on iga nädal igas tsoonis ja sa vaatad neid, no mõnda, kui ma olen sealt ka neile kõnelenud, kui ma vaatan neid seal auditooriumis istumas, mul on sihuke tunne, et surmavaim istub seal. Nad istuvad seal nagu hallid hundid, nad on lihtsalt täiesti tuimad. Ja mõtled, et ka vaesed lambad, et kui selline karjane on. Ja sa võid kutsuda ja sa võid rääkida neile ja nad ei võta vedu, sest nad on rahul sellega, mis on. Ja Taalik rääkis sellest, et need religioossed inimesed, selles negatiivses mõttes religioossed, nad on leppinud kuivuse ja tuimusega oma elus, nad ei igatse enam lähedalolu, nad ei sirutu, nad ei järgi, nad ei otsi. Nende fookus on võib-olla mujal, saada teenistusele uus auto, panna kirikule uus katus, ma ei tea mida nad taotlevad, igalühel on oma agenda, oma ambitsioon, aga nad kindlasti ei vaja enam kuulda värsket häält Jumala sõnast. Nii et see on üks teema, mida tasub ka oma südames läbi katsuda. Mis need 3 asja olid, mis Jumala hoolikule ütles, mis on need tunnused? Üks oli see, et Jumala ligiolu muutub katkendlikuks. Teine oli see, et palved muutuvad selliseks hüplikuks või katkendlikuks. Et kas meie palveajad jäävad harvemaks või on lühemad. Aga mis mina kuulsin või tundsin ära, on see, et me ei suuda palves keskenduda. Palve ei voola. Palve on lihtsalt kombe täitmine, et mille eest ma siis palvetan. No ma palvetan selle eest ja selle eest, oma ema eest, oma õdede-vendade eest, ma palvetan siit suunast ja sealt suunast, mille eest ma veel palvetan. Palvetan selle eest ka. Kas nüüd aitab või? Saate aru? Kui palved muutuvad selliseks, et sa tunned, et su südame mootor ei lähe tööle. Et sa nagu palvetad kuivalt või tuimalt. Ja teed selle asja ära, aga tegelikult seda klikki ei ole käinud, seda kontakti, kus nii-öelda see sisepõlemismootor taha lülitub. Ja sa järsku kuuled või tunned, et nüüd läks mootor käima, ja nüüd on nii, et nagu jooksed alla mäge, kannad kuklas. Sa lihtsalt ei saa palvet pidama, see voolab, sest süda tuli taha. Aga vaata, inimesed, kelles ei ole nälga, neil ei teki enam seda tunnet, et nüüd see palve, nüüd lippab eest ära, et ma ei jõua järgi, et palve niimoodi voolab. Vaid ta ütleb oma soovid ära, mida tuleb öelda ja läheb oma teed ja ta on rahul sellega, et ma olen palvetanud, mis sa veel tahad. Tegelikult on see kurb. Ja ma mõtlen, et see on ka Jumalale kurb, kui me ei otsi teda, kui me ei otsi tema isikut, teda ennast. Eks meil on kõigil erinevaid aegu, näiteks ma ütlen, minul ei ole praegu kõige parem, kõige suurema jõe voolamise aeg, tööd on olnud palju ja see on hämmastav, kuidas ligiolu ja kõik see, millest Aalik täna rääkis, hakkab ära kuivama. Ja mida siis teha? Ega see ei olegi päris niimoodi, et sirutan ennast uuesti nagu ja ajan selja sirgu ja võtan ennast kokku. Kui meil on tegemist eest ära liikuva objektiga, siis tema ei peatu ja ei oota järgi. Ma olen seda näinud ka ilmutuses ja nägemuses kunagi, et Jeesus liikus kogu aeg edasi. Ja kui mina hakkasin seal mingit tsirkust tegema, et umbes, et ta läks nagu mööda kalju häält, ma nägin nägemuses, et oli selline kõrge kalju ja ta liikus nagu seda kitsast rada pidi seda kalju seina. Aga see oli selline 0,5 meetrit või selline lai rada ja all oli kuristik. Ja Jeesus läks oma laia seljaga, läks minu ees, ma nägin teda, ma nägin juukseid, ma nägin tema rüüd
ja ta liikus rahulikult kindlal kõnnakul. Aga mina vaatasin alla ja hakkasin nagu kisama niimoodi, et Jeesus, et nii hirmus, et ma ei tule järgi. Ja teate, ta ei pööranud pead. Ta läks rahulikul, vaiksel, kindlal kõnnakul, kaugenes. Ja siis ma sain aru, et ma teen siin teatrit, ma teen tsirkust. Sest kui tema on ees läbi läinud ja ta on palju suurem kui mina, siis mingisugune selline draama siin, see ei mõjuta teda, see ei manipuleeri teda ei seisma jääma ega tagasi tulema, sest et kui tema sai siit eest läbi mindud, siis mahun mina ka tema järel. Ja ma sain aru, et ta lähebki eest ära, kui ma ei lõpeta seda tsirkust ära ja ma nii-öelda ei lähe talle järgi kiiresti, sest see tee on piisavalt lai, et teda järgida, sest tema on ees läbi läinud. Nii et meil on tegemist, nagu me täna aru saime, eest ära liikuva objektiga. Ja vaata, kui sul on tunne, et levi hakkab kehvemaks minema. Oled sa olnud kuskil oma maja lähedal wifi's ja kui sa lähed natuke kaugemale, siis hakkab see wifi ära kaduma. Ja seesama on ka see, et tema liigub kogu aeg edasi. Ta ei jää kunagi paigale, kuni ta on jõudnud eesmärgile. Aga kui meie jääme maha, kui me jääme seal lillekesi nuusutama või nagu punamütsike metsas, eks ole, läheme seal maasikaid korjama kuskil tee ääres, siis ühel hetkel me vaatame, et wifi ei tööta enam. Võrk on nõrgemaks jäänud. Ma ei kuule enam tema häält, ma ei püüa enam seda sooja häält niimoodi kinni. Ma koban enda ümber ja järsku mul on tunne, et ma olen nagu metsas ära eksinud, tõeline punamütsik, eks ole. Ma ei tea, kus ta on, ma ei tea, kuidas levisse pääseda. Ja see nõuab nüüd siiski, ma ütlen, natuke pingutust. See ei ole minu elus küll see nii ei ole, et ma võtan ennast kokku ja järsku mul on Jumala ligijõlu. Kui tema on eest ära liikunud ja ta tahab, et ma järgin ja ma olen maha jäänud, mul on vaja jõudu pingutada. No see on täpselt nagu, kui on üks inimene, kellele sa tahad järgi jõuda. Kui ta hakkab kaduma kuskile, Viru tänava rahva sekka ära ja sa ei taha tast maha jääda, sa pead natuke kiiremini sibama. Sa pead seal inimeste vahel põiklema ja põrkuma ja võitlema ja võib-olla mõni pahandab, et mis sa trügid siin ja vabandused ette ja taha, aga sa tormad, sest sul on metsikult oluline jõuda järgi sellele inimesele, olla tema kõrval, võtta tal käest kinni. Sul on see oluline, eks ole. Vot meil ongi see, et millal tekib siis see tuimus, kus Jeesus läks ees ja kadus rahva sekka ära. Ja me mõtleme, et küll ta tagasi tuleb. Ja me ei viitsi enam pingutada ja tegelikult see külmus tuleb, see jahedus tuleb. Nagu Alik ütles, et see suunataju kaob. Ja ühel hetkel sa enam ei tea üldse, mis toimub, mida arvata, mida mõelda. Asjad juhtuvad, sündmused leiavad aset sinu ümber ja järsku sul enam see majakas ei tööta, sa ei tea, mida asjast arvata. Mis see nüüd on, kuidas ma peaks sellesse suhtuma, kes mulle ütleks, aga see, kes alati sulle ütles, see, kes alati nii-öelda sinu radaril näitas, kuidas mõelda, kuidas suhtuda, järsku seda häält ei ole. Ja vot siis on küll ehmatus ja siis on vaja ennast kokku võtta. Ma näen, et kõige parem, mis sellisele äravajumisele piduri paneb, on paast. Ma ei tea, kuidas teil selle paastuharjumusega on, aga kui sa tajud, et Jeesus on muutunud täpiks või on juba ära kadunud sinu vaateväljalt ja sa ei tea enam, kus suunas ta on ja kuidas oma levivõrku tagasi jõuda, see on kiire pidur selles mõttes, et sa paned oma lihastopile ja sa otsid teda, jättes oma söögikorrad vahele ja sa pöörad oma südame nagu tõesti otsima, et kuidas seda signaali
uuesti kätte saada. Ja tegelikult ma praegu mõtlen, et ma jagan teile ühte pilti, mida Jumal mulle näitas enne ärkamist. Ja ma ei ole sellest päris aru saanud, aga äkki me leiame siin vastuse teiega koos täna. Ma olin kõrgel nagu kiriku kellatornis. Selline väga-väga kõrge kirik ja see oli selline vanaaegne, kus on, teate, see kellatorn. Ja seal üleval, selle kella löömise ruumis või kus see suur kell on vanadel kirikutel, seal oli selline väike nagu selline tuba või, et ma elasin seal ja seal oli aken. Ja see aken oli siis see kõige seal üleval, enne seda, kus see üleval see päris see torni tipp on. Ja see aken vaatas üle terve linna. Ja see aken oli, teate, see oli selline väga-väga vanaaegne tuhkklaas. Selline klaas, millest nagu valgus tuleb läbi, aga tegelikult sa nagu linna väga hästi ei näe. Ja selle akna all oli siis selline see akna, kuidas seda nimi on, see akna all nagu see selline ase või nagu kus sai istuda. Ja mina istusin seal akna all ja lugesin raamatut, midagi ma lugesin. Ja aeg-ajalt vaatasin nagu läbi akna välja nagu üle linna. Ja ma nägin sealt välja küll, sest et need klaasid olid nii vanad. Ja need klaasid olid pragunenud ja sealt olid killud väljas, sellised kolmnurksed killud olid sealt vanast klaasist, tükid olid nurkadest väljas. Nii et ma nagu natukene liigutasin oma pead, piilusin ja ma nägin sealt nendest katkistest kolmnurkadest ilusti selgelt üle terve linna, aga muidu ma istusin nagu siis selle tuhmiklaasi nagu seespool. Vaata, Paulus ütleb, et me näeme nüüd nagu tuhmiklaasi läbi tuhmiklaasi. Ja ma niimoodi lugesin täis rahus väga-väga hubaselt ja siis aeg-ajalt piilusin sealt nendest katkistest aukudest üle linna. Ja siis järgmisel hetkel järsku ma olin teisel pool klaasi. Ja teisel pool seda tuhmiklaasi oli täpselt samasugune ase. Täpselt sama selline, kus sai istuda, see karniis või selline. Ja siis ma nagu olin oma raamatuga seal teisel pool ja mõtlesin, et appi, et aga miks ma siis istun seal seespool tuhmiklaasi, kui ma võin täpselt samamoodi istuda selle linna kohal, seal sellel karniisil väljaspool seda tuhmiklaasi, ilma et ma peaksin läbi nende üksikute kildude, üksikute aukude sealt piiluma üle linna. Jah, sa näed küll, aga sa ei näe ju selgelt, eks. Aga teisel pool, teate, kui te olete olnud kuskil kõrges tornis, kus ei ole aknaid ees, vaid te vaatate selge ilmaga üle terve linna, kui kaugele te näete, kui selge see kõik on. Ja ma mõtlesin niimoodi nagu ärgates, et miks ma siis istun seal seespool seda tuhmiklaasi ja piilun läbi nende aukude, kui see on minu valik, et ma võiksin istuda väljaspool seda klaasi karniisil ja näha selgelt üle terve linna. See on ju palju-palju meeldivam, seal on värske õhk ja kõik. Nii et vot selline pilt oli ärkamise hetkel. Ja ma ei tea, et ma ei ole päris lõpuni mõelnud, mida see võiks tähendada, aga ma räägin seda sellepärast, et ma sain aru, et meil on valik. Sa võid leppida, istuda seal kiriku kellatornis ja hubaselt aega veeta ja piiluda, üritada näha läbi selle ajastute sellise matistunud, määrdunud tuhmi klaasi. Ja sa võid üritada piiluda sealt kuskilt väikestest nurgakestest, mis on katki ja kus see päris õuevalgus, see värske õhk sisse tuleb. Sa võid ju piiluda ja olla rõõmus, et sa näed välja. Aga tegelikult see ei ole Jumala parim. Need väikesed killud, see ei ole Jumala parim. Ja Jumal ütleb, laps, miks sa istud seal sees, kus sul vaevu valgust immitseb läbi selle vana kiriku klaasi.
sa võid, mu laps, istuda minu pool seda klaasi. Sest vaata, seespool on väga õdus ja hubane, aga see on inimeste ehitatud. Väljaspool karniisil istudes sa näed kogu loodud nii nagu tema. Sa näed kogu üle linna samade silmadega, mis tema. Mitte miski ei hägusta su nägemist, sa näed selgelt. Ja ma sain aru seda, et Jumal näitas, et see on meie valik. Meie valik, kus me istume. Kui me lepime selle sumbunud õhuga, selle tuhmi valgusega, kui me loodame, et keegi äkki tuleb, kes toob selle pisikese killu värsket õhku ja selget kirgast valgust ja räägib meile selgelt, mis seal väljas toimub. Me lepime nende killukestega, nii nagu mina seal vaatasin, et kus kohas sealt aknanurgast, kus oli klaas katki, kust ma sealt välja nägin. Et tegelikult see ei ole Jumala parim. Jumal ütleb, laps, vaata nagu ta ütles Moosesele, et näe siin minu kõrval kalju peal on tühi koht. Astu siia. Ja Mooses oli ju Jumala kõrval ja vaatas üle kõige enda ümber ju niisama selgelt nähes, nagu Jumal näeb. Et ma mõtlesin ka selle kirja koha peale ja küsisin Jumala käest, et mis see siis tähendab, et Paulus ju ütleb, et nüüd me näeme nagu tuhmiklaasi. See on ju Jumala sõna. Jumala sõna ütleb, et me näeme nagu tuhmiklaasi. Aga sina näitad, et me ei pea vaatama läbi tuhmiklaasi. Me võime istuda teisel pool tuhmiklaasi ja vaadata sellest kõrgest positsioonist, mis on ju Isa paremal käel Kristuses, Jeesuses kõrgel üle iga nime. Efesose kiri ütleb seda, et sina ütled, et me ei pea vaatama, me ei pea leppima selle tuhmiklaasiga. Et kuidas siis niimoodi, et Paulus ju ütleb, et on tuhmklaas ja sina näitad, et ei pea, eks. Nii et see on üks teema, mida me võiksime ka uurida ja vaadata, mida Paulus sellega mõtles, et me näeme nagu tuhmiklaasi. Et järsku me ei pea sellega leppima, et võib-olla kui meie süda on Jumala järele, võib-olla kui meie südant täidab sama armastus, millest Paulus räägib Korintuse kirjas 13. peatükis, võib-olla kui me oleme täis tema armastust. Ma arvan, et kui me taotleme seda, mida me seal näeme, siis ma arvan, et meie silmanägemine ei ole tuhm. Vaata see tuhmiklaasi asi, kellel oli veel tuhmid silmad või kelle nägemine oli tuhmunud, oli Eeli, preester Eeli, kes samamoodi oli kuidagi mandunud ja maha jäänud Jumalast, et ta isegi ei hoolinud enam korrigeerida oma poegi, kes tegid kõike jubedust ja nii, et rahvas hakkas Jumalat pilkama ja Jumala teenistust pilkama. Eelil olid tuhmid silmad, aga seda on öeldud ju negatiivselt, et äkki me peame midagi oma silmanägemisega ette võtma, kui me ei näe, kus ta on, kui me ei taju ta ligiolu, kui me ei tea, kus ta liigub, et me ei lepi sellega, sest minusse midagi muutis, kui ma nägin seda pilti, mis ta mulle näitas, sest kui tihti, kui selge või kui lihtne on öelda Jumalale, et Jumal, ma ei tea, kus sa oled. Jumal, ma ei taju su ligiolu. Jumal, miks sa nii eemal oled? Jumal, mis valesti on? Aga sa esitad neid küsimusi nagu siinpool seda tuhmiklaasi ja paned vastutuse Jumala peale. Et Jumal, sina ei ole ligi, sina oled eest ära läinud, mis siis mina pean nüüd tegema? Jumal, tule tagasi. Aga see pilt või see mis iganes vaimne selline nägemus, mis mul oli, see ütles mulle, et mina pean muutma positsiooni. Et mitte seda, et Jumal, miks sina ära läksid, vaid et ma vahetan oma positsiooni ja otsustan tulla talle ligi. Ja kuidas ma sain aru, kuidas saab kohe oma sellisest negatiivsest, sellisest hoiakust oma südames, kuidas saab sellest jagu on, kui sa hakkad teda kiitma. Me teame seda.
eks ole. See on nagu nii, alati ära leierdatud, et alati vastus on, et sa hakkad teda kiitma, hakkad teda ülistama. Aga tegelikult see on ikkagi tõde, isegi kui see on meile tundub, et kulunud tõde on ka tõde. Ja ma avastasin, et kui minu hoiak oli see, et Jumal, sa näed, et ma olen väsinud, Jumal, sa näed, kui palju tööd mul on, Jumal, sa näed, et ma ei jaksa kogu aeg sind otsida, Jumal, sa näed, et. Ja järsku ma sain aru, et kui see on minu teha, kui see on minu otsus muuta oma positsiooni, ma ütlen ei, Jumal, sina ei ole kaugel mitte ühestki meist. Sa ütled oma sõnas, sinu sees elame ja liigume ja oleme meie. Tagant ja ees sa ümbritsed meid ja paned oma pihu meie üle, et sinu tundmine on nii imeline. Seega sina oled minuga. Seega sina oled väga-väga ligi, sa ümbritsed mind, nagu sõna ütleb. Sinu sees elan ja liigun ja olen mina. Seega kõik on see, kuidas mina oma südame ise avan ja kuidas ma avan. Ma hakkan teda lihtsalt kiitma, ma hakkan teda lihtsalt tänama ja ülistama ja selle asemel, et vinguda ja viriseda, et Jumal, ma ei tunne, kus sa oled, Jumal, kõik on nii kuiv, igav liiv ja tühi väli. Sellesama sellise negatiivse vinguva hoiaku asemel ütled, isa, sa oled ligi. Isa, ma tean, sa oled ligi. Sa võid pilvevarjust vaadelda mind. Sa võid oodata mind kuskil pilvevarjus, kuni ma pöördun sinu poole, aga ma ütlen, isa, sa ei peida ennast minu eest. Sa ei peida ennast minu eest, ma tean, sa oled siin, sa oled ilus, sa oled kaunis, sa oled imeline, sa oled hea, sa oled alati ligi ja läheb natuke aega, kui sa lihtsalt suunad oma südame teda tänama, mitte kurtma ja virisema ja hädaldama ja lihtsalt tänad teda ja vaatad, kuidas järsku sa leiad ennast seal aknakarniisil väljaspool tuhmiklaasi, mitte enam seespool tuhmiklaasi. Nii et vot sellised väikesed mõtted täna, nii nagu need siin inspiratsiooniliselt tulid, kui teil on midagi lisada, kommenteerida. Sellised värsked pildid ja värsked kogemused ja värsked mõtted ka minu poolt just äsjasest reaalsusest. Et tõesti, Jeesus liigub eest ära ja me peame talle järgi sibama, aga selleks järgi sibamiseks on asju, mida me saame teha. Me saame muuta oma südame hoiakut, me saame muuta oma suusõnu ja me saame läbi kiituse ja kui vaja ka läbi oma liha distsiplineerimise. Me saame kiiresti oma selle, kuidas on see püssisihik. Me saame oma sihiku kiiresti paika. Nii et ma ei tea, nende sõnadega või nende mõtetega siis lõpetaks, kui te midagi ei soovi lisada. Aga siis praeguseks näeme jälle. Aitäh. Kõike head. Kõike head.